Head noored! Tere tulemast noorte diplomaatiakooli seminarile, mis on pühendatud Euroopa föderaliseerumisele. Räägime Euroopa Parlamendi saadiku Indrek Tarandiga ja Euroopa Liidu õiguse ekspert Karri Ginteriga, kas ja kuidas oleks võimalik Euroopa föderatsioon. Üritusel oli, kas föderalism on Euroopa Liidu tulevikku või mitte, siis ma vastan korraliku poliitikuna jah ja ei, sest minu võimuses ei ole tulevikku ette. Kui minu käest küsitakse, mida ma ise usun, mis oleks Eestile kasulikum ja milliseid muutusi oleks vaja, siis ma arvan, et pigem Euroopa suudab säilitada oma senise mõju maailma asjades föderaalse struktuuriga, sest see liikmesriikide struktuur on näidanud. Me ei ole 4 aasta jooksul saanud adekvaatset reaktsiooni paika ei võlakriisile, olgu panganduskriisiks või finantskriisiks, milleks iganes me seda ei hüüa. Me ei ole saanud adekvaatset vastust, see läheb kogu aeg mull. Kuigi iga poole aasta tagant tulevad riigijuhid ja tagame lahendusme seda järg. Meil ei ole tegelikult 7 aasta eelarvet rahuldaval kujul, see hulbib praegu parlamendi ja ülemkogu vahel. Meil ei ole mitte mingi võimekust muuta väga kahjulikku ühist põllumajanduspoliitika. Me ei ole suutnud seda teha, liikmesriigid ei lepi kokku. Nii et praegune mudel, ma arvan, viib meid allakäigule. Aga kuidas selle küsimusele vastata, minu meelest ainuke võimalus on, et kõikides liikmesriikides on üliõpilaste algatatud või erakondade algatatud veelgi loeks, et see oleks nagu valitsuse kohus lausa algatada niisuguseid debatte ühiskonnas. Meil on aasta ja 2 kuu pärast Euroopa Parlamendi valimised. See on piisav aeg, et seda teemat nii ja teistpidi läbi ekseldada. Ja need, kes soovivad Euroopa Parlamendi kandideerida, esitavad oma seisukohad, saavad vastavad hääled. Aga mina tahan teie käest küsida, et millest me üldse räägime? Millest me räägime? Et me tahame või ei taha? Kui ma näiteks esitaksin teile küsimuse, et kas te tahate abielluda? Kas te ütlete sellele? Kellega? Ei, küsimusega, sul raha on. Küsimus on kellega? Jurist märgab seda nüanssi kellega. Aga meie rõõmsalt käime ja küsitleme inimesi, ütleme, et muidugi, et jah, et mina olen nagu rohkem integratsioonimeelne, et muidugi ma tahan föderatsiooni, mina olen pigem rahvuslik, järgi ma ei taha. Aga mida meile üldse pakutakse? Et kus kohas see diskussioon on? Ja nüüd olles eelmisel nädalal meil oli Riigikogus oli sellel teemal ka arutelu ja siis jäigi kõrva kraapima selline lihtsustatud vastandumine, kusjuures Ado Lubekas koguni teadlas, et meil ei ole üldse föderatsiooni pakutagi. Ja kui me küsisime, mida pakutakse, seda ta ka nagu ei osanud öelda. Ehk siis me oleme nagu arutame, et kuhu me suundume. Siis viimane kord olime siin üliõpilastega saime kokku ja siis tekkis koguni selline nagu küsimusega, et kui me ei ole paindlikud, et siis nagu meil on tagurlik. Ja jällegi, loetlesid ilusti ära, eks ole, SRÜ, siis Saksamaa, USA, täiesti erinevad keskkonnad. Ainult föderatsioonid, nüüd me hääletame poolt või vastu. Millele? Nüüd teine mõte, mis jäi sealt mulle kõrva või pähe on just see, et me peaksime kõigepealt aru saama, et mida me üldse tahame saavutada. Mida me tahame saavutada? Et kus on arutelu sellest, et mida me tahame teha? Ma ei mõtle seda, et föderatsiooni või mitte, vaid mis need asjad on, mis on Euroopas praegu tegemata ja mida me hädasti tahame, et oleks võimalik teha ja mida olemasolev süsteemi võimaldab. Ja viimane punkt, millest on võib-olla väga vähe täna räägitud, on see, et kellega, nagu Karli küsis, kellega abielute, aga siin tuleb abielluda terve haaremiga. Ja minu küsimus on see, kas te olete ikkagi mõelnud, kellega te seda föderatsiooni tegema hakkate, kellega teil saab olema ühine eelarve? Küprosega, Kreekaga, Iirimaaga, Portugaliga, inglastega. Te olete päris kindlad, et te tahate nendega kõik koos olla selles veel tihedamas föderatsioonis? Väga lihtne, et mina arvan niimoodi, et tahetakse teha midagi sellist, kus põhimõtteliselt meie riigijuhid ministeeriumite tasemel saavad otsustusõiguse ja seda praegu süsteem näitab. Ehk siis nad peavad parlamenti tüütuks ebatõhusaks, nad peavad kohust tüütuks
ja neil oleks kõige parem, kui nad saaksid jätkata nii, nagu nad praegu tegid. Ehk siis valitsused otsustavad, kogunevad ja siis jagatakse kassid ja koerad ära, nii nagu parasjagu võimude tasakaal on. Aga selle vastukaal, ütleme, Indrek muidugi rääkis omaenda tulevast karjäärist, mis parlamendi määrib kõik, eks ole. Siis mina arvan, et see vastukaal on tegelikult just see, et arendame seda süsteemi, mis praegu on. Meil on olemas valitsuste esindatus, meil on olemas Euroopa esindatus ja meil on olemas rahva esindatus. Ja sätime, et meil on tweak on see, või muudame natukene seda, et kus on mingi pädevus, tõstame parlamendi rolli, järelevalvet, eks ole, ja